Väitlus tuli Eestisse 1990-ndate keskel Tallinna Ülikooli, selle ajal Tallinna Pedagoogilise Ülikooli kaudu. Ja siis sealt jõudis edasi meie kooli, Tallinna Inglise kolledžisse. Meie õpetaja Katrin Aava näitas meile ühte Pedagoogikaülikooli tudengitega filmitud videot, kus kõikidel olid need mustad talaarid seljas ja mingisugused mustad mütsid peas ja siis nad rääkisid tarka juttu filosoofiast. Ja siis küsis, et kes tahab teha. Ja see tundus piisavalt, aga ma tegelikult kohe ei pannud kätt püsti, aga siis klassivennad rääkisid mu kaasa ühel hetkel varsti. Sealt alates tegelenud kogu aeg. Ma alustasin väitlemist 2010 sügisel. Ja alustasin nõnda, et olin 9. klassi minemas. Mõtlesin, et tahaksin gümnaasiumis kooli vahetada ja mõtlesin, et selleks, et see koolivahetusprotsess võimalikult sujuvalt läheks, võiksin enda enese väljendust natukene parandada ja kirjandeid võiks paremini kirjutada. Ja samal ajal mu vend oli juba aastaid väitlusega tegelenud ja aastaid susinud ka natuke, et sa võiksid ju väitlema hakata. See oli see, et kus mulle tundus, et selle aastakese ma võtan, õpin need oskused ära, loodetavasti siis vahetan edukalt kooli ja pärast seda ma lõpetan. Ja siis nüüd ma olen viimased 10 aastat iga hooaja lõpus mõelnud, et nüüd ma siis lõpetan, aga ikka see väitluspisik on mu sees. Ma alustasin väitlusega, kui ma olin 10. klassis Saaremaa Ühisgümnaasiumis ja Eesti Väitlusseltsist tulid Kertu Mäger ja Sigrid Solnik tulid meile koolitust tegema sellise huvitava projekti raames, mille nimi oli Maal on mõnus, mida rahastati siis kuidagi Põllumajandusministeeriumi, kui ma ei eksi, rahadest. Ja siis nad jätsid mulle nii kustumatu mulje lihtsalt selle koolitusega, et mul ei jäänud mitte midagi muud üle, kui enda koolis alustada väitlusklubi täitsa nullist. Hakkasime poistega tegema. Alguses tegime seda kooli siis saunaruumides, tegime sauna ja siis natuke väitlesime ja niimoodi veel see väitlusklubi saigi alguse. Mul ei olnud väga valikut, kas ma üldse tulen kunagi väitlema. Ei, minu vanem õde ja vanem vend, mõlemad olid juba väitlejad. Ja ma arvan, esimene kord, kui ma mõtlesin, ma peaks üldse väitlusega tegelema, oli, kui ma olin kodus söögilaua ääres ja ma vaatasin, et issakene, nad oskavad iga vestlusega kaasa rääkida. No vahet ei ole, kas me räägime praegu mingist Aafrika piiri probleemist või siis just möödunud valimistest. Nad oskasid alati kõigele midagi vastu öelda, kõigele millegi rääkida. Ja teiseks, ma kogu aeg märkasin, et neil on nii lahedaid lugusid nendest väitlejatest kogu aeg. Kui vend tuleb koju ja iga kord on mingi seik rääkida, mis ta oma väitlejasõpradega tegi. Ja siis ma mõtlesin, et kui nemad mõlemad on selle läbi teinud ja elusana teiselt poolt välja tulnud, eks ma pean siis vist ka korra vaatama minema. Mul õnneks väga vedas, ma käin Tallinna Inglise kolledžis, kus meil on enda väitlusklubi. Käisin see väitlusklubis korra ära, mõtlesin, et see oli tore, eks ma lähen teise korra veel. Läksin veel teise korra ja nüüd mul on 3. aasta väitlemas ja mul on tunne, et ma siit august enam kunagi välja ei saa. Väitleja on maailma asjadest teadlik ja huvitatud. Väitleja on enesekindel arvamusavaldaja. Väitleja on argumenteeritud mõtleja. Väitleja langetab kaalutletud, mitte kaalutletud otsuse. Väitleja on hea kriitiline mõtleja. Olen aga väitleja.